Kui sobib, siis nüüd Liis Vares, palun. Ma tahtsin öelda aitäh Kajale ja ma mõtlesin, et ma ei tahagi pärast seda midagi öelda. Ja nüüd, kui Raho rääkis, siis mul tekkis üldse täitsa tühi tunne sisse. mitte negatiivses mõttes, vaid siukene nagu mingi siuke puhas tasand. Aga võib-olla ikkagist, mis mul nagu hinge peal on see, et võib-olla mis haakub ka siis selle Kaja teemaga, on nagu see, et vastutustunne siin väljal, et kas me, ütleme siis meie noored praegu, kas me mõtleme, või mina tugevalt tunnen seda, et asi ei ole tegelikult üldse selles, mida mina teen või mida mina tahan teha, kas mul on ruumi kuskil teha, vaid ka küsida seda, et üldse mida teha või mis on minu vastutus selle tantsu või teatri välja ees. Ja just nimelt, et see tants ja teater tegelikult, ma ei tea, ma vaatasin täna siin neid inimesi, siis ma ei teagi, kes siin nüüd siis on, et see tants ja teater, et kuidas see tants ja teater üldse seotud on, et ma võiks nagu eeldada, et siis kui on tants ja teater või kriipsteater, siis siin saalis võiksid olla nagu teatrid inimesed ja siis väga tantsuinimesed, aga siin on kuskil mingid väga ebamäärased, see ujub, need teemad on ka nagu, me soovime nagu pressida sinna tantsu alla kõik. Aga tegelikult, mille üle mul on hea meel, on, et siin saalis on ka sellised sõnateatri või näitlejaid inimesi. Ja tegelikult, mida mina ootan, on juba see, et tuleks keha ja teater äkki teema. Võib-olla sinna läheb vähem kui 10 aastat või midagi võiks juba see aeg tulla. Ja siis see ei kõlise veel on ju, ei kõlis. Et siis ma ütleksin seda ka veel, et mul natukene selle vastutuse teemas on natukene hirm nende tantsupeo ja kogu Eesti tantsib ja koolitants, et mul nendele on täpselt samamoodi see, et ka nendel on vastutus tantsuvälja ees. Ja mind vahel hirmutab see, kui ma vaatan neid ja neid ka kategooriaid, millest Kai rääkis, siis vahel tundub, et see töö, mida teeme teatris või kuidas me seal keha mõtestame, siis ma ei tea, kas seal kehal üldse on võimalik inimeseni jõuda või oma potentsiaali nagu täide viia, kui on nii massiline selline nagu keha nüristamine vahel tundub nii. Et seda vastutust ma tahaksin nagu kutsuda üles laiemalt vastutama ka selle tantsu või keha potentsiaali eest. Et see võiks täielikult avalduda. Ja üks asi veel, et siin väikses Eestis me oleme siis üks asi, mis mind vahel nagu natukene kurvaks teeb, on see, et me võtame kõiki asju meeletult isiklikult, siin väljal ka üksteisega suheldes, see tõttu me vahel jätame paljudest asjadest rääkimata või siis kui julgeme rääkida, siis pärast mitu aastat ei räägi, seepärast ükskord sai räägitud, et ma loodan, et me jõuame ka sinna, et me kasvatame endale mingisuguse sellise mingi naha peale, et see kõik ei puuduta minu isikut, kui me julgeme midagi öelda, mis ei tähenda, et me peaksime kuidagi ründama hakkama või väga julgelt tampima kedagi, sest et see vastas on ikkagi inimene, aga ma sooviks, et me kasvaksime ka selles osas nagu professionaalsemaks, et me saaksime rääkida asjadest ilma, et me seejärel vaikiksime meeletult pikalt. Jah. Aitäh!